Hei, mina olen Kaisa, tere tulemast minu kanalile või tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma pidin reaalselt scrollima 2023 aastasse ja vaatama enda videot, et meelde tuletada, kuidas ma tegin neid istumisvideote introsid. No natukene cringe, aga issand jumal, ma ei ole tõesti väga ammu sellist videot teinud. Nii et vahelduseks ma arvan, et väga tore. Ja nagu sa pealkirjast nägid, siis ma hakkan teile näitama, milline on minu praegune igapäevane meigirutiin. Ja samal ajal vastan teie küsimustele, mis te Instagramis mulle saatsite. Alustuseks viskame need juuksed eest ära, mille ma endale muidugi pidin tegema siia sättimise kõrvale on Coconut Cloud Matcha. Ta näeb ainult alguses nagu niimoodi ilus välja, siis ikkagi tuleb kõik kokku segada. So good! Nii, aga alustame primeriga. Kui ma panen üldse primerit, siis ma panen Maybellini Grippi primerit, aga vahepeal ma unustan. Sest et mul on nagunii alati all niisutav kreem. Kasutan üldiselt päevasel ajal seda Kiehl's Ultra Facial kreemi. Aga see Grippi primer jääb siuke nagu mõnusalt kleepuv. Ehk siis ta aitab nagu meigi püsivusele kaasa ja lisab väikse niisutuse. Siis ma peaks näitama vist neid tooteid, ma olen nii ammu sellist videot teinud, et ma olen juba ära unustanud, kuidas see käis, aga põhimõtteliselt järgmiseks on meil Elf Halo Glow. Minul on ta toonis 4 medium ja seda ma panen lihtsalt nagu lisa glow andmiseks nii-öelda primerina näole. Mul ei ole peeglit praegu, ilmselt ma mingi aeg selle ikkagi kätte võtan, aga praegu, kui sa vaatad, et ma nagu vaatan natukene kõrvale, siis siin on minu see viewfinder, kus ma ennast näen, ehk siis ma kasutan seda osaliselt oma peeglina. Aga oota, võtame küsimused lahti, ma hakkan lihtsalt nagu suvalises järjekorras neid siit võtma. Esimesena vaatab mulle siit otsa Katriini, mu sõbranna Katriini küsimus. Kuidas sul ei kriisi meik mitte kunagi? No eks ta tegelikult silma alt vahepeal ikkagi võib kriisida, kuna seal on lihtsalt naturaalselt meil enamasti nagu väikesed mikrokortsukesed. Et siis eks nagu sealt vast ikka, aga muidu ma ütleks, et selle saladus on hästi niisutatud nahk. Minul muidugi on ka kuiv nahk, ehk siis ma peangi enda nahka nagu korralikult niisutama. Ehk siis ka meigi all mul on alati nagu korralikult niisutatud nahk. Ja pigem minu jaoks toimivad siuksed nagu glowy või jällegi niisutavad tooted, meigitooted ka. Et minu arvates kipub olema nii, et mida matim toode, seda rohkem ta võib jääda selline keiki ja hakata nagu kogunema ka kortsukestesse või kuidagi toob nagu mingid naha ebaühtlusi rohkem välja. Samas ma tean, et kui on kombineeritud nahk, siis matid tooted pigem on ju need, mis lihtsalt püsivad paremini, aga tihti kombineeritud nahal see naha enda rasu eritus kuidagi nagu balansseeribki ära siis selle toote matisuse. Aga kuiva naha puhul ma ei soovita väga neid matte tooteid kasutada. Et need nagu võivad kuidagi neid, ma ei tea, kortsukesi või mingisuguseid asju näos just rohkem esile tuua. Ja kindlasti õige puudriga meigi kinnitamine on väga oluline. Ja jällegi mitte siis ka liiga palju puudrit ja näiteks silma all ja mingites kindlates kohtades näol me jõuame selleni. Ma kasutan ainult tolmpuudrit, mis kinnitab paremini ja tagab rohkem selle, et see meik ei liigu mitte kuskile. Minu arust keegi küsis ka punnide katmise kohta ja seda me saame praegu siin hästi teha, sest et mul on lõua peal mingisugune punnikene ja seda katmist ma alustan juba enne jumestuskreemi näole kandmist. Ehk siis ma panen siia praegu väikse törtsu siukest hästi katvat concealerit. Mina kasutasin siis seda Estee Lauderi Double Wear concealerit. Mitte ma ei hajuta seda
Beauty Blenderiga, sest Beauty Blender võtab natukene nagu toodet endasse ja seega vähendab seda katvust, ehk siis ma pintsliga õrnalt tupsutan selle toote laiali sealt punni pealt, aga et põhiline toode ikkagi jääks sinna punni peale just, et kataks ära selle, aga jah, et pintsliga sellepärast, et see pintsel ei ima mingit toodet endasse ja see kõik katvus jääb siia. Ja nüüd selleks, et tagada veelgi enam seda, et see toode sealt ei liiguks kuskile ja et see katvus püsiks, siis ma võtan praegu puudrit ja kinnitan selle koha siit juba ka puudriga ära. Ja nüüd ma liigungi siis jumeka juurde, õigemini mina kasutan siis Maybellini Skin Tinti 2 erinevas toonis, ma segan 6,5 ja 23 toone. Mul siin suvel ikkagi see enda jume on siuke varieeruv. Vahepeal on natuke tugevam, vahepeal õrnem, et siis ma kuidagi nende toonidega vaikselt siin varieerin. Siis keegi kirjutab, et jumekas jääb veidralt laiguline otsa eest põskedelt ninad lõual, mida teha, nahk on kombineeritud. Ja siin oli mingisugune veel, kuidas vältida mingi keikiks muutumist. Ja midagi oli veel mingi ketendava või vana naha või millegi sellise kohta ka. Ühesõnaga ma vastan nendele kõigile nagu kokku. Et esiteks tuleks regulaarselt nahka koorida. Et eemaldada ongi mingi vana nahk ja et see põhi oleks selline klaar. Ja siis on väga oluline leida enda nahale sobiv niisutav kreem, mida meigi alla panna või üldse päevaks peale. Et rasusema naha puhul siis võib-olla midagi kergemat, keeljamat ja kuiva naha puhul midagi, mis on nagu sügav niisutav. Ja siis muidugi leida enda naha jaoks sobivad meigitooted ja just eelkõige jumestuskreem. Et kahjuks see on siuke katse-eksitusmeetod, et tuleb läbi proovida erinevaid tooteid. Eriti rasuse naha puhul mulle tundub, et on keerulisem leida seda, mis nagu püsib hästi ja näeb siuke ühtne välja. Et katsetagi nii erinevaid võib-olla matimaid jumestuskreeme, võib-olla siukseid satiin lõpptulemusega jumestuskreeme ja võib-olla ka kasutadagi siis nagu näo keskosades, kus näiteks võib-olla kipuvad poorid rohkem välja paistma või kipub rohkem läikivaks minema, võid ju kasutada siis ainult nendes piirkondades kas mingit matistavat või poore täitvat primerit, et kuidagi nagu ühtlustada seda üldist lõpptulemust. Siis järgmisena ma ei liigugi concealeri juurde praegu, vaid ma võtan kreempõsapuna, tähendab mitte kreempõsapuna, kreembronzeri õigemini. Kasutan praegu seda Fenty Beauty oma toonis Churro Twist. Kas on paigas ka järgmine reisisihtkoht? Ausalt öeldes ei ole. Ja ma tean, et ma siin mõned videod tagasi ütlesin, et suve jooksul ühel või teisel viisil ma kohe kindlasti lähen veel reisile. No see oli minu meelehit moment. Mulle ikkagi tundub, et ma ei lähe. Aga see on okei. Lihtsalt praegu on nagu nii kallis Euroopas reisida. Ise ma jätsin selle nagu planeerimise viimasele hetkele, nii et omad vitsad peksavad ja võib-olla ongi nagu too much mingi 35 kraadiga kuskil ringi tuusaldada praegu, kuigi ma ütlen, et ma ei ole selle 19 ja 20 kraadiga siin Eestis ka nagu rahul, aga jah, igatahes see idee vist jäi kõrval, aga ma arvan, et ma sügisel lähen Türki Aleksandriaga ja midagi tahaks nagu veel ette võtta, aga ega ma ei tea ise ka tegelikult nagu variante on ju nii palju, ma tean, ma tahan Horvaatiasse uuesti minna, Dubrovnikusse ilmselt, siis Itaaliat on nii palju avastamata. Hispaaniasse võiks minna, Maltale, siis ma tahaks tegelikult, jällegi ma arvan, et see ei juhtu see aasta. Aga üldisemas mõttes ma tahaksin väga siuke november, detsember minna New Yorki kunagi. Nii et mõtteid on igasuguseid, variante on igasuguseid, aga mingit konkreetset plaani ja nagu ära ostetud pileteid mul praegu ei ole.
nii, nüüd me jõuame põsepuna juurde ja põhilised, mida ma olen praegu kasutanud, on kas minu see Huda Beauty Bubblegum või siis Huda Beauty Cotton Candy või siis Rare Beauty Happy. Täna ma panen Rare Beauty. Mis on sinu top 3 teemat, millest sa sotsiaalmeedias iial ei räägiks või arvamust ei avaldaks? Issa ma ei ole niimoodi nagu seda kunagi mõelnud enda jaoks läbi, aga noh, ma arvan, et kui sa mind siin jälgid, siis sa tegelikult nagu enam-vähem oled aru saanud, mis teemadel ma räägin ja mis teemadel ma ei räägi. Aga no näiteks, ma ei tea, ma ju ei aruta kunagi avalikult mingite teiste inimeste beef'e või mingit gossipit. Et see jääb nagu minu ja mu sõbrannade vahele, kui üldse. Et näiteks sellist asja avalikult ei tee. Ja ega üldse ma arvan, te olete aru saanud, et mingist küljest ma pigem olen jäänud nagu enda sotsiaalmeediakanalites selliste kergemate teemade juurde. Noh, kust otsast võtta on ju, et tegelikult podcastis käsitlen ma suuremat ampluaad teemasid on ju, mille hulgas tegelikult on ka nagu tõsisemad ja raskemad teemad, aga noh, ma mõtlen, et poliitilistel teemadel ma ei võta sõna ja noh, üldse nagu mingid sellised rasked teemad, need ma olen nagu välja jätnud. Et ma tihti tunnen, et mul ei ole midagi lisada vestlusesse või ma lihtsalt nagu ei soovi tegeleda kõige sellega, mis tuleb peale seda, kui sa avaldad oma arvamust sellistel teemadel. Et ma nagu sellega veidikene ikka üritan iseennast ka kaitsta. Muud ma ei oska nagu öelda. Mul endal mingit sellist reeglistikku ei ole, et mingi sellest mitte kunagi ei räägi. Mis on su lemmik meeste parfüüm? Oh my god, ma pean üles otsima. YSL Myself või? No see. Minu arust see on väga seksikas. Ja siis mulle meeldivad väga need Jean Paul Gaultieri meeste parfüümid ka. Neil on mitmeid häid. Need, mis on siis nagu mehe kujuga pudelis. Mingid need. Need on ka väga head. Ja osad on nagu sellised magusamad, natuke vanilisemad, aga ikkagi mehelikud samal ajal. Et mulle väga meeldib. Nii, meigi juurde tagasi tulles, siis silma alla ma panen Diori Forever Skin Correcti. See on mulle siin suvisel ajal praegu meeldinud. See kuidagi tooni poolest sobib ja mulle meeldib, et ta on nagu siuke rohkem nagu niisutav. Laineloki tangide kohta tuli jälle küsimus. Ma panen selle lingi lihtsalt descriptionisse. Ma kusjuures ei leidnud enam päris neid samasid roosasid, mis mul on. Need on kunagi AliExpressist tellitud. Aga ma panen lingi, mis ma leidsin, mis tunduvad väga-väga sarnased. Siis keegi võib-olla uuem siin kanalil või minu sotsiaalmeedia jälgijaskonnas on küsinud, kas ma käisin ülikoolis ja mida ma õppisin. Ja ma lõpetasin Tallinna Ülikoolis suhtekorralduse eriala. Praegusel ajal sellist eriala eraldi ei olegi. Nüüd on siis suhtekorraldus ja reklaamindus vist koos. Aga jah, siis kui ma õppisin, siis see oli eraldi. Nii et seda ma õppisin. Kas sa haldad või oled hallanud ka teiste ettevõtete sotsiaalmeediakontosid? Ja kui ma turunduse peal töötasin, siis ma seda tegin, haldasin mitmeid kontosid. Ja kunagi sai ühele salongile sotsiaalmeediat tehtud. Ühesõnaga olen hallanud, aga praegu mul on ainult mu enda konto ja Kirstortil konto. Igatahes kannan ma Huda Beauty tolmpuudrit väikese pintsliga silma alla. See on nüüd ka üks asi, mis siis aitab vältida kriisimist. Ehk siis, et toode ei liiguks kuskile, ei koguneks kuskile kortsukesse. Et siis siuke väike kogus tolmpuudrit. Ja minu arust siukse väikse pintsliga on väga hea seda peale kanda, sest et ta kuidagi nagu töötab selle väga hästi sinna naha sisse. Siis samuti ma katan oma lõua sellega, sest et see aitab kauem hoida mati tulemuse. Ja siis Mileline'id ka kinnitan just tolmpuudriga. Issand jumal küll, ma olen unustanud ühe olulise sammu. Võt siin jutustan.
ja siis unustan asju. Nina ja huulte kontuur, see kuulub ka minu igapäevasesse meigirutiini, kui ma üldse meiki teen, siis ma teen seda ka. Morphe Shape Lifter Refined toonis, üliäge toode. Iluprotseduurid, süstid või opid, kas teeksid, kui jah, siis mida kõige tõenäolisemalt, kui ei, siis miks? Üldiselt ma igasuguste iluprotseduuride vastane kohe kindlasti ei ole. Ise oppidest, ainus, mille peale ma üldse oma elus olen mõelnud, on tishid, et panna suuremad. Aga see on ka mul olnud nagu nii üles-alla, et kunagi noorena ma olin täiesti nagu 100% kindel, et ma lähen rinnasuurendusoperatsioonile. Siis ma sain üle sellest ebakindlusest ja nüüd ma ütleks, et see ei ole nagu mind aastaid häirinud. Ma olen harjunud oma kehaga sellisena, nagu ta on, aga samas ma nagu never say never. Äkki mingi hetk ikkagi tuleb täiega peale tuhin, et tahaks tisse. Äkki panen, ma ei tea. Et ma ei ole nagu lõplikult seda ideed oma peast välja kandnud, aga see ei ole kindlasti miski, mille peale ma nagu tihti mõtleksin. Ja süstide osas ma ei ole tahtnud kunagi oma nägu muuta, selles osas, et mulle sobib ta sellisena, nagu ta on. Et kui midagi, siis ma lihtsalt tahaks nagu säilitada seda võimalikult pikalt sellisena, nagu ta umbes praegu on. Et võib-olla kui tulevikus oleks selle jaoks vaja, ma kujutan ette lihtsalt just nagu ikka 10 aastate pärast võib-olla, või ühesõnaga nagu mingi hetk äkki huuled võivad nagu tõmmata kokku või vajuda kuidagi ära, et see lopsakus kaob ära. Ma ei ole oma huultega kunagi midagi teinud, aga võib-olla üks päev, kui nad nagu nii-öelda vajuvad ära, äkki siis väike täitesüst sinna, et nad oleksid sellised, nagu nad praegu on. Botoxit olen süstinud otsa ette. Või mitte ise süstinud, ilmselgelt lasknud süstida. Ja seda sellel eesmärgil, et lihtsalt mul on väga siuksed elavad ja prominantsed otsaesise lihased. Ja mulle väga meeldib nagu elavalt asjadest rääkida, ehk siis ma kortsutasin väga palju ja sellest juba nagu tekkisid mingid vaad ja asjad. Ei midagi nagu liiga hullu muidugi, aga ma lihtsalt ise tundsin, et ma tahaks, et see otsaesine oleks siledam, nii et sinna ma olen botoxit süstinud, seda ma teen ka edaspidi. Aga jah, muus osas ma ei tea, ma ei oska öelda, võib-olla ongi jällegi, kui ma olen nagu mingi 50-ndates ja tahaks nagu natukene mingit plumpnessi kuskile, äkki siis mingisugused täitesüstid, aga pigem nagu sellisel minimaalsel kujul või ikka tahaks ju nii, et näkku vaadates keegi ei saa arugi, et midagi üldse oleks tehtud, et see on nagu see eesmärk. Ehk siis jah, kui midagi, siis vananemise aeglustamiseks. Kas sisuloojatel on tavaliselt tervisekindlustus? Ma ei tea ausalt öeldes, kuidas teistel sellega lood on, aga mina maksan endale piisavalt palka, et mul oleks. Et ma arvan, see on suht oluline ikka. Aga seda saab ju ka eraldi seisvalt endale teha. Nii et, aga ma ei tea, ausalt öeldes see ei ole teema, mis nagu jutuks tuleb. Blushide ja bronzerite kohta tuli tegelikult siin küsimusi. Siit videost te näete, et mina kasutan nii kreembronzerit kui kreempõsapuna ja siis ka veel puudertooteid sinna otsa. Ehk siis mulle meeldib selline kombo ja minu arust kreemtooted püsivad väga hästi, näevad naturaalsed välja ja kui sa neid ilusti hajutad, siis nad jäävad nagu väga ühtlased. Ehk siis neid ma nagu väga soovitaks, just neid, mis ma siin kasutasin ja tegelikult ka veel soodsamas hinnaklassis on Maybelline need Lifter Sticksid. On nagu väga head kontuurimis, bronzimispulgad ja põsepunadest Maybelline'il samuti on nagu soodsamas hinnaklassis väga head need Sunkisser tooted. Kallimaid ma juba näitasin, mis mulle meeldivad ja bronzeritest. Ausalt öeldes bronzeritest ma ei tea. Ma tean ainult, et minu enda kõige lemmikam on see Too Faced'i Chocolate Soleil. Mul on see sädelusega variant.
mis on siuke nagu suht neutraalse alatooniga, ta ei ole liiga oranžikas. Et keegi vist küsis ka seda, et nagu tahaks, et ei oleks nagu liiga oranžikas. Kusjuures Eestis, mulle tundub, et kohati on tõesti raske leida midagi, mis ei ole nagu siukse liialt oranži alatooniga, aga kindlasti leiab. Et brändid, mida ma ise nagu kõige rohkem kasutan, kui nüüd mõelda nagu soodsamate brändide peale, siis ma vaataks NYXi. Maybellinil ma tean, et puuderbronsereid on, aga need on nagu matid ja pigem üsna heledates toonides, need, mis meil Eestis saadaval on. Ehk siis ma vaataks NYXi. Ma ei tea, mida Essence ja Catrice pakuvad, aga muidu nendel on nagu head affordable tooted. Douglase oma kollektsioonis on tegelikult väga häid tooteid. Et seda ma täitsa vaataks ka. Igatahes bronzerit ma nagu siia väga palju lisaks enam ei pane põskedele, sest et tegelikult siin see kreem on all. Et rohkem ma nagu natuke hajutan siia nina peale ja põskede peale seda, et jääks võib-olla suvel just eriti nagu rohkem siukene sun-kissed mulje. Siis tuli küsimusi minu kodu kohta, et kas mul on üürikorter või oma kodu. Mul on oma kodu. Seda ma ei ostnud, vaid selle ma sain siis kingituseks, päranduseks. Nii et igasuguste kodulaenu küsimustega ei oska abiks olla. Miks ei ole kunagi autojuhi lube teinud? Ausalt öeldes ei ole vajadust olnud, ega seal nagu muud head põhjendust ei olegi ja nüüd on nagu veits hirm tekkinud nende lubade tegemise ees kindlasti ka, aga ma tean, et tuleb ära teha. Ega muud üle ei jää. Surmani ma niimoodi ei lähe, et mul ei ole lube. Et tegelikult viimastel aastatel, ma kuskil olen sellest vist rääkinud ka vlogis, aga et viimastel aastatel kindlasti on nagu rohkem tekkinud see tunne, et ikka on neid olukordi, kus see auto kuluks ära. Et olen hakanud nagu puudust tundma. Aga ma ei viitsi sellest väga palju rääkida, sest ma ei taha tegeleda sellega, et inimesed hakkavad mulle nagu survet avaldama. Et mingi millal siis, millal teed, millal, kas juba alustasid, kus autokoolis oled? Ma ei taha seda. Ma tunnen enda sees iseendalt juba niigi palju survet, nii et mul ei ole välissurvet vaja. Igatahes Rare Beauty Cheer toonis siuke kumav põsapuna läheb siia peale. See on üks toode, mida ma lihtsalt nagu endiselt 2 käega soovitan. Nagu vaatame seda põske praegu. Ilus glowy on ju. Nii. Ja nüüd nagu siia tuleb siuke üli ilus roosa kuma. Ja see on minu arust kaugele näha. Ja see on nagu miski, mis mul isegi sõbrannad on maininud, et see on nagu asi, mida sa märkad. Nagu, et kui sulle otsa vaadata, et nagu siuke ilus nagu roosa kuma. Nii et ma väga soovitan seda. Mitmel korral sel suvel ujuma oled jõudnud. See on nüüd natuke piinlik vastus, mis siit tuleb. Eestis 1 korra. Aga kui me loeme ka minu seda Horvaatias ujumas käimise, siis, või 2 tükki, siis on 3. Aga ma tahaks veel. Ma panen väikse eesmärgi endale. 2 korda veel selle suve jooksul Eestis võiks ujumas käia. Nii, NYXi Thick It Strict It kulmukeel tooniga, väikeste fiberitega annab sükest täidlasust juurde kulmudele. Ma tegelikult ei tea, kas mul seda täidlasust on vaja, aga igatahes see on mu lemmiktoode, mida ma juba aastaid kasutan. Ja siis ma kasutan NYXi Lift and Snatch kulmu vildikat. Hallo, kas? Jop, no nii. Mis on su kõigi aegade kõige lemmikum lõhn? Seda tuli kohe mitu tükki seda küsimust. Aga kui ma nüüd tõesti pean valima, siis ma ei saa ühte valida, ma ütlen teile ikkagi 2 tükki. Ma ei saa ühte, lihtsalt ei saa. Pole võimalik. Ormonde Chain Levant on nii fresh, clean girl. Püsivus on selline, et see võiks olla natuke veel parem, aga ei ole ka kõige hullem. Ikkagi siuke 4 tundi on teda kenasti tunda ja hiljem lihtsalt on, lähemalt on ikka tunda, aga ta lihtsalt ei levi nii kaugele. See on nagu selline minu hea tuju lõhn, minu selline, et I'm put together, ma tean, mida ma teen ja ma tean, mida ma elult tahan. See on nagu sellise vaibiga lõhn. Siin on
rabarberit tunda, et ta on selline nagu natuke hapukas, noh, ülimalt hea. Ja teine on, ma ütleksin see, Gaultier Divine. Et minul on vist see lihtsalt nagu parfüüm, mitte see, ja noh, me näeme, see hakkab varsti otsa saama, et seda ma kindlasti ostan veel. See on nii naiselik, seksikas lõhn, ma ei ole teist selle sarnast tundnud. Ja minu järgi on selle ostnud mitu inimest, kes on samamoodi sellega mega rahul. Nii et noh, see on nagu siuke hästi ilus naiselik. Kuidas suvise tempoga oled oma trennirutiini kohandanud? No põhimõtteliselt ma ütlesin endale suve alguses juba, et see on okei, kui ma ei jõua 4 korda nädalas trenni, et see võib ka 3 peale jääda. Ja põhimõtteliselt ma olengi siis oma selle nagu 4. kardiopäeva asendanud sellega, et ma tavaliselt käin vähemalt nädalas korra ikkagi nagu päriselt jalgrattaga sõitmas. Ehk siis noh, tegelikult see liikumine põhimõtteliselt ikkagi tuleb mul ära, aga noh, teises vormis lihtsalt. Ja sammudega olen olnud ka leebem, kuigi tegelikult isegi ju suvel võiks nagu rohkem samme tulla, ilmad on ilusad, väljas liikumine, aga kuidagi vahepeal ikkagi nad ei tule midagi nii kergelt ja ma ei ole siis ennast ka hullult piitsutanud viimasel ajal, aga mul on tunne, et ma pean ikkagi selle asja kätte võtma. Aga jah, lihtsalt see, et üks jõusalitrenn vähem. Siis ma olen suvel silmameigi koha pealt, ma ütleks nagu hästi laisk. Et ma olen kasutanud oma Vive brändi bronzer duot ja sellist suurt pintslit. See on tegelikult mingi, ma ei tea, kreembronzeri, kreempõsapuna pintsel üldiselt, siukses suuruses nagu. Uhan siin mõlemas bronzeri toonis on ja siis korra käin näpuga veel selle silmalau üle. Seal on mul see nagu concealer, mille ma viisin Beauty Blenderiga ka silmalau peale. Ja ma asetan selle suure pintsli lihtsalt silmavälisnurka ja põhimõtteliselt mööda koopajoont nagu uhan sellega. Et lihtsalt nagu mingisugune siukene wash of color või nagu õrn, nagu siuke bronsiness oleks seal. Noh, ta annab ikkagi juurde, eriti kui me praegu nagu näeme on ju teise silmaga võrreldes, et nagu rohkem elu on siin. Aga see on nagu reaalselt 2 sekki ja tehtud. Et kuna see pintsel on nii suur, siis ta teeb põhimõtteliselt enamus hajutamistööd nagu sinu eest ära. Et sa ei peagi nagu väga palju vaeva nägema. Ehk siis see on mul siuke nagu igapäevane tegemine. Noh, kui ma lähen nagu võib-olla välja, siis ma võin küll esimese sammuna nagu selle teha, aga siis ma võtan ikkagi ka väiksema pintsli pärast ja võib-olla lisan natuke välisnurka mingit veel tumedamat pruuni, et nagu rohkem defineerida seda silma ja rohkem esile tuua. Ja siis, et natuke nii-öelda klaarimaks lüüa see silm, siis ma kasutan siit Kylie paletist seda jääki siit ja segan natuke selle teise beeži tooniga, et siuke mingi matt, hele, beež, valge. Ja seda ma siis kannan silma sisenurka ja viin kuni poole launi. Ta lihtsalt nagu toob natuke siukest nagu heledust juurde ja siukest nagu helgust silmale. Lemmik suvejook 2026. No mis te arvate? Coconut Cloud Matcha. No ma ei saa isu täis sellest. Ma ei saa. Ainus asi, mis on õudne selle puhul, see kondensatsioon. Mul on lihtsalt igal pool mingisugused veesõõrid laua peal. Ja siis ta tilgub ja see on ainult häiriv asi, aga see on mini asi. Nii, siis ma panen silma sisenurka Kiko hästi heledat, siukest hõbevalget pigmenti 38 toonis. Teeb kohe ka nagu silma hästi nagu säravaks, avatuks, erksaks. Mis eluvaldkonnas oled suurim ülemõtleja? Ma võin kõikides eluvaldkondades suur ülemõtleja olla. Ma võin ka mitte. Eks see vist oleneb kõige rohkem sellest, et mis mulle nagu hästi korda läheb. Et kui mingi teema on nagu väga oluline mulle, siis selles ma olen ülemõtleja. Inimsuhete mõttes nagu sõbrannade suhted või romantilised suhted, seal kindlasti kipub seda ülemõtlemist sisse tulema, sest et need on lihtsalt nii olulisel kohal mu elus. Tööasjades kohati kindlasti, kuna ma tahan, et läheks hästi, mu töö on mulle väga oluline.
Küll aga ma pean ütlema, et perfektsionist ma ei ole. Et ma ei tea, mingite videote osas ka või ükskõik, olgu need siis Reelsi, TikToki vormis või mu YouTube'i videod. Et nendega on ikkagi niimoodi, et jah, mul on nagu mingi visioon, ma alati tahan, et kõik näeks ilus välja. Aga kui see ei ole, isegi kui see ei ole nagu mingi täpi pealt see, mis ma ette kujutasin või nagu, siis mul on okei. Et ma nagu sellega ei lähe nagu liiga crazy'ks ära. Et seda ma ei viitsi. Vot, nii et ma ei tea, see vist vastas küsimusele. Milline on suurim õppetund sõprussuhetes? Vau, niimoodi praegu räägingi teiega või? Ma kuulutan ripsmed ära ja siis ma räägin. Ma arvan, et ma sain nagu võib-olla eelmisel aastal aru sellest, kui palju ma olen elanud nagu niimoodi, et ma hoian kramplikult asjadest, suhetest kinni. Ja see käib nagu kõikide inimsuhete kohta, mis mu elus on olnud, et lihtsalt nagu hirmus kaotada inimesi enda elust. Eks seal all on nagu hirm mingi üksinduse ees on ju. Ja see kramplikult kinnihoidmine on käinud minu enda arvelt. Nagu, et ma olen selleks, et mingeid suhteid hoida, siis ma olen nagu ise ennast modifitseerinud ja kuidagi olnud nagu mingit moodi. Ja siis eelmine aasta ma sain sellest aru ja nüüd ma olen üritanud nagu sellist mõttelaadi ja käitumisviisi välja juurida endast. See võtab aega. Aga tegelikult kõik inimesed on vabad ja mitte miski ei pea olema igavene. Ükski suhe, sõprussuhe, see ei pea olema igavene ja see on täiesti okei. Et tegelikult selles ei ole midagi hirmsat, et inimesed meie elus vahetuvad, see on täiesti normaalne, sest et me ise inimestena ju kasvame, areneme, muutume ajas lihtsalt. Et siis sellega koos ju on ka normaalne, kui vahepeal inimesed vahetuvad. Ja mitte ma ei taha sellega öelda seda, et ma ei tea, willy-nilly suvalt nagu mingi, midagi ei sobi, okei, siis ongi kõik ja ma ei viitsigi suhelda, mitte seda. Aga lihtsalt, et kui mingid suhted toimivad su elus ainult sellepärast, et sina, ma ei tea, oled nõus mingeid asju alla neelama, lased endast üle sõita, ma ei tea, mis iganes sa kuidagi modifitseerid ennast seda viisi, et sinul endal lõpuks ei ole hea, siis tuleks ausa pilguga nendele suhetele otsa vaadata ja mõelda, kas need on nüüd need, mida ma nagu tegelikult vajan enda ellu ja mida ma soovin enda ellu ja milles ma ennast hästi tunnen. Ehk siis kokkuvõtvalt ma ütleks, et suurim õppetund on see, et tegelikult kõik inimesed on vabad, me ei pea kellestki 10 küünega kinni hoidma ja on okei, kui kõik inimesed ei ole igavesti sinu elus, et eks meil, ma arvan, paljudel või enamustel kipub olema nagu see, et kui sa oled juba investeerinud mingisse suhtesse, olgu see siis sõprussuhe kas või aastaid näiteks, siis hakkab tekkima nagu see, et aga me oleme juba ju olnud mingi 10 aastat sõbrad või me oleme juba 5 aastat olnud, et kuidas me, siis peab ikka edasi minema, aga tegelikult ei, see ei tähenda mitte midagi. Ma arvan, et iga sõprussuhtega tuleb nagu vaadata seda, et mis tundeid see sinust tekitab, kuidas sa ennast selle inimese seltskonnas tunned ja mis tundega sa tuled ära kohtumistelt selle sõbrannaga ja kuidagi nagu ikkagi aeg-ajalt teha sellist analüüsi, et kas see on see, mida ma soovin enda ellu. Ja väga okei, kui otsustad, et ei ole. Lemmikreis, kus käinud oled? Ma ei tea. See Horvaatia vist. Ma ei tea, kas ma tõesti saan öelda niimoodi. Tegelikult mul on palju väga toredaid reise olnud. Mis ärgitas kunagi selle suurema reisimissoovi, oli see Türgi reis Maariti, Kaisa, Anetega. Aga tegelikult meil on olnud Anette ja Lauraga. Väga tore oli see Nitsa reis meil ja üldse... Ma ei tea, mu esimene sooloreis Prahasse oli silmi avav, mu sooloreis Oslosse oli tore, aga jah, seda ma lemmikuks ei nimetaks. Ma mingi oota, kus ma see Sri Lanka,
ai, ma ei tea. Ma ei tea nüüd, kas see on sellepärast, et need on kõige nagu värskemad või sellel aastal toimunud reisid või nii ongi, aga Sri Lanka ja Horvaatia. Kas on plaane kodulooma võtta? Ei ole praegu. Mis praegu kõige rohkem sinu tassi täidab? Tead, ma oskan sulle kõigepealt ära vastata koheselt, et mis üleüldiselt mu tassi kõige rohkem täidab. Ongi reisimine ja aeg sõbrannadega. Ükskõik mis kujul see on, aga kui ma saan sõbrannadega aega veeta, siis see on minu jaoks hästi selline nagu täitev. Aga praegu, see reisimine ei ole ju alati realistlik, et igal hetkel, kui tass on tühi, ei lähe reisile. Tead, mul on tegelikult viimasel ajal veits nagu keeruline olnud nagu iseendal ka aru saada, et kuidas ma saaksin oma tassi täita, sest et see tass on nagu mõnda aega veits siuke pooltühi olnud ikka. Et ma ei tea, kas ma nagu kevadega põlesin läbi, mis see täpselt on, aga mul on kuidagi nagu olnud raske ennast motiveerida tööd tegema. Kuigi, ja see on nagu nii siuke huvitav kontrast, et ma tegelikult ju, nagu ma olen öelnud, ja see ei ole muutunud, see on mu unistuste töö. Ma ei valiks mitte ühtegi teist tööd selle asemel. Mulle väga meeldib mu töö. Aga ma ütleks jah, et nagu enne seda Horvaatia reisi oli mul nagu ikka väga hull seis. Nagu mul oli täiesti siukene, et ma tahan jalad seinale visata. Ma ei taha mitte midagi teha. Mis siis, et on mingid projektid, mis mulle meeldivad või mis on nagu äge. Ma ei taha. Ma lihtsalt ei suuda. Siis see Horvaatia reis natukene nagu parandas olukorda. Siis tuli suvi peale ja eks ma suvel olengi ka nagu laadnamalt võtnud. Sellepärast ma ka selle podcasti pausi tegin, et lihtsalt nagu ellu jääda kuidagi. Et kuidagi ma tundsin, et nagu kõike üksinda oma õlul kanda, seda läks natuke liiga paljuks. Ehk siis suvi on olnud, ma olen saanud puhata tegelikult. Ja siis mul oli veel see nagu 2 nädalat mingit täielikku puhkust, nii et ma nagu üldse ei teinud mitte ühtegi tööasja põhimõtteliselt. Ma ikkagi nimetaks seda nii, et ma ei teinud. Ja võib-olla mul oli nagu natukene ebarealistlik ootus selle koha pealt, et kui see 2 nädalat puhkust läbi saab, siis ma olen nagu täiesti uus inimene või nagu selles suhtes, et nii ära puhanud, et ma lähen kohe tööasjadega, lendan peale, hakkan tegema sära silmis, et kui see energia on sees ja et ma olen nagu täielikult laetud. Ja siis seda ei tulnud, seda tunnet. Ja siis ma olen lihtsalt nagu mingi, et see 2 nädalat nagu ei teinudki siis seda tööd ära või. Et ei tulnud jah seda sükest energialaengut. Ma kuidagi proovin endas ikkagi selle energia nagu leida. Et praegu, mis tegelikult on vahepeal mu tassi täitnud, ma olen lihtsalt binge-watchinud mingisuguseid seriaale, mis muidu ei kuulunud üldse minu nagu ellu või rutiinide juurde. Aga praegu ma olen nagu võtnud lihtsalt aja selleks ja tegelikult see on olnud vahelduseks nagu nii mõnus, et korraks lihtsalt elada mingite teiste inimeste elu või nii-öelda nagu lülitada enda aju välja, lihtsalt vahid ekraani ja ongi kõik. Ehk siis, eks erinevatel ajaperioodidel vist ongi erinevad asjad, mis tassi täidavad ja praegusel hetkel on minu jaoks olnud see, et jalgrattaga sõitmine, rannas käimine. Ma ei ole aastaid nagu Tallinnas rannas käinud, aga nüüd ongi see, et ma jalgrattaga sõidan randa, paar tundi olen ja see on minu selline nagu laadimise hetk. Ma journalin, kirjutan oma märkmikusse, vahepeal loen mingeid raamatuid. Et see on, siis ongi see seriaalide binge-watchimine ja sõbrannadega aja veetmine. Aga ongi, et mingi teisel ajahetkel võib-olla ma vastaks teistmoodi, et see seriaalide binge-watchimine, ma arvan, igal ajal see ei ole see, mis minu tassi täidab. Kuidas sa nii enesekindlaks oled saanud? Nipid, trikid? Ma ei tea tõesti. Ma ei tea, kas ma ennast ise nimetaks nüüd nii enesekindlaks. Aga hullu midagi ei ole. Ma vist nagu mingi aeg lihtsalt, aga keda see aitab, et ma ei tea. Igatahes mul nagu jõudis kohale,
mida ma nagu lõputult vingun ja mõtlen enda kohta neid negatiivseid mõtteid, et noh, mingid asjad on ju siuksed, mida sa ei saagi muuta, lihtsalt nii on. Ja sa pead sellega nagunii elama. Vahe nüüd selles, kas sa otsustad elada nii, et sa iga päev oled nagu morn ja mossis selle pärast, või sa otsustad, et sa ei pööra sellele tähelepanu või sa you make the best of it nagu. Et noh, samamoodi, ma ei tea, nende dissidega on ju. Okei, jah, noh, neid on võimalus ju panna, on ju, aga no, ma ei tea, nooremana kindlasti mul ei olnud nagu seda rahagi kuskilt võtta. Ja seega mul oli nagu valik, et kas ma olengi nagu mingi, oh my god, ma ei saa mingi toppe kanda ja mingi, miks ma niuke pesulaud olen, on ju. Või ma olen lihtsalt nagu fuck it, ma kannan neid riideid, mis ma tahan. Ja otsustan mitte nagu põdeda selle pärast. Ja noh, see kuidagi nagu aitas. Ja võib-olla ka selline mõtteviis, et kui sa oled üks päev 80 ja vaatad oma elule tagasi, siis sa ju mõtled, oh my god, ma olin nii ilus ja nii noor. Ja ma lihtsalt nagu veetsin selle aja mingi põdedes, ennast kinni kattes mingite riietega või mingi, ma nagu piirasin iseennast nii palju. Oleks ma vaid vabaks lasknud ja lihtsalt nautinud ja elanud. Et see on ka, ma arvan, aidanud mind. Ja nagu see ei ole enam kunagi nii noor, kui sa oled praegu. Ehk siis nagu naudi. Ma ei tea. Aga mul ei ole, tegelikult ma selles osas ei ole mingi hea motivational speaker. Ma ei oska väga palju öelda. Kas oleksid valmis üksi last saama, kui õiget kaaslast ei leia? Ei. Ei. Kui ma mingil põhjusel tõesti ei peaks leidma endale sobivat kaaslast, siis ma lapsi ei saa. Sorry, ma nüüd tegelikult põhimõtteliselt meika on valmis, mul on vaja ainult huuled veel ära täita, aga mul on veel päris palju vastamata küsimusi, nii et ma lihtsalt vastan. Kui tohib küsida, mitu kilogrammi kaotasid nii-öelda tervislikumate toiduvalikutega ja mis aja jooksul? Mul tegelikult nagu see otsene eesmärk ei olnudki nagu, et ma pean mingi nii palju kilogramme alla võtma. Et ma tahtsin lihtsalt visuaalselt, et ma ise näeksin seda, et ma olen paremas vormis ja ma võtsin mõõdud enne siis kaalulanguse teekonna algust, märtsis. Võtsin mõõdud ja siis iga kuu samal ajal olen ennast mõõtnud. Ja noh, minu arust niimoodi on veel kõige parem seda progressi näha, sest et nagu see kaaluvärk, minu arust see ei ole nii accurate. Ja no mul endal kodus tegelikult kaalu ei olegi, küll aga ma vahepeal olen isa juures ennast kaalunud, tal on kaal, siis kui ma sinna satun, siis ma mingi, vaatame siis üle, et vist 5 kilo võtsin alla, aga mõõtudes on nagu ikkagi väga-väga suur erinevus olnud ja ma olen seda ka nagu ise niimoodi nagu visuaalselt peeglis näinud, ehk siis selles suhtes ma nagu olen väga rahul endaga. Nüüd vahepeal natuke läks lappe siin, ma sõin mingi 2 korda 1 nädala jooksul mäkki ja kuidagi see toitumine veits läks, et ma nüüd jälle ajan ennast tagasi nagu õigele rajale, sellepärast et minu puhul ongi, ma ei muutnud mitte midagi muud kui enda toitumist, sest trenn on mul põhimõtteliselt kogu aeg nagu paigas olnud. Ja nagu ma ütlesin, sammud on ka mul lappe läinud, ehk siis jällegi sammud võtan ka käsile, et oleks seda üleüldist liikumist rohkem. Aga jah, miks sa pole kõrvarõnga auke teinud? Väga haruldane, kui kellelgi pole. Ma olen nüüd aru saanud jah, et see on nagu mingi väga nagu crazy thing, kui täiskasvanud naisel ei ole kõrvarõnga auke. Aga mul tegelikult olid kunagi, kui ma olin, siin ei olegi peeglit. Ma mõtlesin seda väikse peegli ette, aga sellel fentil ei olegi peeglit. Ühesõnaga teismilisena mul olid kõrvarõngaaugud, aga siis ma avastasin, et ilmselt see oli siis nikliallergia, et ma sain ainult kanda nagu kullast ja hõbedast kõrvarõngaid, aga ma olin siis 12 või 13 ja ma tahtsin Expressionsist nagu neid mingeid igasuguseid tilulilusid. Ja kui ma neid kanda ei saanud, siis lõpuks ma lihtsalt nagu, ja mul olid kõrvad siuksed valulikud, kuidagi see, ühesõnaga mingi jama oli nende kõrvadega kogu aeg ja siis ma lihtsalt mingi hetk otsustasin, et ma ei viitsi.
ja lasin kinni kasvada nendel. Ja ma olen tegelikult täiesti rahuliku südamega elanud terve see aeg ilma nende kõrvarõnga aukudeta. Aga nüüd mõned nädalad tagasi mul hakkas ikkagi veits nagu tekkima see mõte, et miks ma ei võiks uuesti teha? Tegelikult oleks küll tore mõne outfiti juurde ja kui juuksed on veel kinni. Ma arvan, tegelikult oleks päris vahva. Nii et ma arvan, ma selle aasta jooksul teen kõrvarõnga augud. Mida ma kasutan praegu? Ma ei rääkinud üldse, mida ma kasutasin. Viimasel ajal ma olen väga excessive selles suhtes. Hoian käed üleval ja ütlen esimesena seda, et nagu ma kasutan väga palju erinevaid tooteid. Aga mul on viimasel ajal meeldinud niimoodi teha, et ma kasutan alla kõigepealt NYXi Lip Lingerie Cuff Me seda huulepildikat. Ehk siis see on nagu lipstein ja ta püsib terve päeva. Ehk siis mul nagu püsib see ilus huulekontuur, isegi kui siit pealt teised tooted ära kuluvad. Aga kuna ta ei jää nagu ikkagi võib-olla nii nagu tugev, kui ma tahaks, siis ma panen selle peale omakorda NYXi Suede Matte Lip Linerit toonis Can. Nii, ehk siis need sammud on mul tehtud ja siis huuletooteid on mul palju ja eks ma siin kasutan vaheldumisi erinevaid. Aga mis on olnud see suvi üks, mida ma põhiliselt kasutan, on olnud Pink Honey, Clinique'i oma. Selline nagu minu oma huuletuun, aga natuke parem ja nagu püsib hästi. Ja siuke mõnus kreemine. Ja siis She Glammi see mingi Pink Flamingo. Mul on see, mis on nagu ilma sädaluseta ja siis sädalusega ka. Ma panen praegu selle sädalusega, et te näete seda tulemust, sest see on nagu nii ilus. Aga tegelikult mul on siin veel mingi Charlotte Tilbury ja mingid Fenty omasid, et ma siin kasutan huulel nagu erinevaid asju. Aga nagu kas me näeme seda sädalust, kusjuures praegu mul on nii nagu blasting lights, et te isegi ei näe nagu seda nii hästi, aga see on nagu nii shiny, nii ilus lihtsalt. Ja see oligi küsimusi, et mingid top need meigitooted. Ja põhimõtteliselt te nägite minu praeguse hetke kõik lemmikud siin videos ära. Kõik need, mis ma kasutasin, ongi minu praeguse hetke lemmikud. Kui nüüd mul on väljaminek, siis põhimõtteliselt ainus modifikatsioon, mida ma sellele meigile teen, on see, et ma lasen setting spray'd ja ma kasutan kas Browsi või Glowberry neid ripsmeid, mis on eelliimitud, ehk siis sa võtad siit selle, asetad enda ripsmed alla ja siis võtad kokku ja sul ongi kunstripsmed peal. Et Browsi Barely There on mu lemmikstiil ja siis Glowberryl, ma ei tea, mis selle stiili nimi on, aga nagu sellised, mis on nagu otstest lühemad ja keskelt pikemad. Nii ilusad ja need mulle igatahes väga-väga meeldivad mõlemad. Et neid ma kasutan. Ja tegelikult, mis mul jäi teile näitamata, mille kohta oli küsimusi ka, aga ma lihtsalt räägin suusõnaliselt siis. Et päris mitu inimest küsis, kuidas teha hajutatud pruuni linerit ja see on minu leivanumber. Ma ainult sellist linerit põhimõtteliselt endale teengi. Üks kõige lihtsamaid variante on need Maybellini Sculpting Sticks. Sellel on väga hea siuke peenikene otsakene. Ja sellega joonistad vaikselt selle joone ära. See ei pea isegi üldse täpne olema. Lihtsalt, et sa seda nagu liiga madalale ei tee, et pigem nagu kulmu otsa suunas on ju see joonekene. Ja siis sellel samal asjal on teises otsas väike pintsel, millega sa saad seda hajutada, seda joont, et see on siuke kreemine pliiats ja ta hajub väga ilusti selle sama pintsliga natukene niimoodi edasi-tagasi, sika-saka ja sul ongi hajutatud pruun liner. Või siis, kui sul on juba olemas mingisugune neutraalsete toonidega laupäevi-palett, siis võtadki tumepruuni. Ma vahepeal, kui tahan veel tumedamat, segan mustaga kokku ja sul peab olema lihtsalt õige pintsel. Midagi hästi peenikest, pisikest. Ja siis võtadki pruunilauavärvi jällegi kulmu otsa suunas, tõmbad selle joonekese ja siis hakkad teda nagu vaikselt hajutama. Kas sa oled kunagi valmis nii-öelda tavatööle ka naasma või kus sa oma elu 5 aasta pärast näed? Ja selles suhtes, et ma nagu never say never ja ma nagu millegi pärast ma arvan, et elus mingi hetk ma ikka lähen nagu palgatööle tagasi. Ma ei tea, tegelikult ma ei ole nagu väga tõsiselt selle peale mõelnud.
aga kui peaks vajadust olema või tuleb mingi äge pakkumine või midagi, siis issand jumal, miks mitte. Lihtsalt praegusel hetkel ma ei näe, et ükski palgatöö tooks mulle sama suurt rõõmu ja rahulolu kui see, mida ma praegu saan teha. Aga see võib vabalt ajas muutuda. Võib-olla küll see, et kus ma näen ennast 5 aasta pärast, ma võib-olla näen, et ma võtan nagu endale oma sisuloome töö kõrvale suuremaks sihiks teha mingisugust ürituste korraldust või just ka võib-olla seda õhtujuhi rolli. Mingi, nagu ma olen siin ka vlogides varem maininud, et mingi tüdrukute õhtuid läbi viia, sünnipäevasid, ma ei tea, miks mitte mingid ettevõtete pidusid. Et siuke asi tegelikult mulle väga meeldib, mulle sobib mingi, ongi sünnipäevale mingeid mänge välja mõelda tüdrukute õhtule või võib-olla miks mitte sinna, kas sinna pakettide sisse kuidagi või veel eraldi lisana mingeid kokteiilikoolitusi teha. Et lihtsalt nagu midagi sellist, et inimestega suhelda, midagi ägedat korraldada, mingit pakkuda nagu sellist emotsiooni. Et see või siis vaatab, kuidas mul siin läheb see pulma sisulooja ametivärk, et tegelikult see on ammu juba mu mõtetes olnud ja kes teab, äkki see tuleb nagu mingi lisana juurde minu tööle. Et võib-olla lihtsalt nagu laiendada oma ampluaad ja vaadata, nagu ma olen suht avatud selles osas, et vaatame, kuhu elu triivib ja mis mulle ette tuleb ja ma arvan, võib-olla on veel siukseid asju, millest ma ei oska unistadagi, mis võivad tulla. Kas podcasti teisel hooajal muutub midagi korralduses? Ei. Kuna mulle väga meeldis see, kuidas ma kõik olin üles ehitanud esimesel hooajal ja minu arvates toimis päris hästi, et siis ei plaani muuta. Kui midagi, siis võib-olla oleks ägedam, kui saaks natuke tihedamini teha mingid sõbrannadega episoode. Et võib-olla seda proovin, aga muus osas jääb kõik samaks. Kui sa saaksid teha ükskõik mis Eesti brändiga koostööd, siis mis oleks su unistus? Esimene mõte, mis mul pähe tuleb, mulle meeldiks võib-olla mõne Eesti brändiga koostöös mingi toode välja anda. Et see, ma näen, oleks nagu mingi äge asi. Ma ei tea, Heavenlyga mingisugune oma limonaad välja anda või Joikiga küünal või kodulõhnastaja. Muidugi väga äge oleks üks päev üldse oma parfüüm koostöös mingi muu brändiga välja anda, aga Eestis meil vist ei ole parfüümibrändi. Mingi söögikohaga mingi oma special pitsa või purks või mingi oma kokteil Ärklis. Ma olen järsku mingi, ma pean ideid hakkama pitchima neile. Aga see nüüd ei olnud tegelikult, see ei olnud päris see vastus sellele küsimusele, koostööd mingi Eesti brändiga. Võib-olla mingid toiduaine brändidega. Ma ei tea, Tere või Tartu Mill või, ma ei tea, kas nad, Tere teeb küll, aga või Valio või mõtlen praegu, mis mul külmkapis on lihtsalt ja mingi kokkamisvideo selliste brändidega koostöös teha. Ma ei tea, äkki mul on midagi, mis mul ei tule lihtsalt praegu pähe üldse, mis oleks nii loogiline. Sa võid kommentaaridesse jätta, kas sul tuleb midagi pähe, kellega ma sobituksin nagu ülihästi koostööd tegema. Ja viimane küsimus. Kas sul üksi reisides üldse pole hirmu võõraste olude ees? Ikka on. Tegelikult jah, see, et ma üldse olen tänasel päeval jõudnud siia, et ma julgen üksinda reisida, see on nagu, ma tõesti, nagu ma käsi südamel pannud teile, et veel 21, 22, võib-olla isegi 23 aastane Kaisa poleks mitte kunagi arvanud, et ma julgen üldse üksinda kuskile reisida. Päris tõsiselt. Ja ega mingisugune sabin on ikka sees, aga nüüd lihtsalt mida rohkem ma olen üksinda reisinud, mitte seda veel üldse nii palju oleks olnud, aga siis seda väiksemaks need hirmud jäävad selles osas, et ma näen, et ma olen hakkama saanud. Isegi kui on mingid väiksed apsakad, mul muidugi ei ole veel juhtunud mingisuguseid väga suuri apsakaid, aga et need, mis siiani ka on olnud, ma olen näinud, et ma tulen toime, ma saan hakkama, ma jõuan alati koju tagasi ja mingeid väga
riskantseid asju ma ette ei võta, ma alati vaatan ka üle selle, kui ma lähen üksinda kuskile, et üritan uurida, et kas naisterahvana üksinda reisida selles riigis, selles piirkonnas on okei. Et ma nagu üritan ennast võimalikult vähe ka nagu ise ohtlikutesse olukordadesse panna. Ja noh, näiteks lihtsalt praegu tuli meelde, et seal Horvaatia reisil oligi see, kui ma olin seal väiksemas linnas Omišis, tahtsin minna sellele mingile matkale ja seal oli nagu üks tee, mis noh, põhimõtteliselt mööda kaljut läks ülesse. Ma otsustasin mitte mööda seda teed minna, siis tõesti mul tekkis hirm, et äkki ma olen üksinda pärast mingi murtud jalaga kuskil mäe otsas. Et noh, see oleks nagu jama olukord, et noh, siis ma otsustasin minna mööda teist teed, mis oli turvalisem minu jaoks. Et noh, mingid siuksed asju on ikka ja mingid hirmud on ikka ja, aga ma arvan, et see annab mulle hästi palju dopamiini, kui ma kogen seda, et näed sa, mul oli hirm ja ma tegin selle ikkagi ära ja vaata, kui tore mul nüüd on. Et need on kindlasti need hetked, kus ma enda peas alati olen nagu mingi you did it, Kaisa, ja nagu sa saad kõigega hakkama ja et veits kiidan ennast ka nendes olukordades. Aga igal juhul selline see minu make sai. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Ma loodan, et saite vastused oma küsimustele ja vahelduseks natuke teistmoodi video teile, aga järgmisel nädalal olen juba jälle vlogiga tagasi. Nii et suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme järgmises videos. Tšau!